me pole heaolus elanud. Lääne ühiskonnad on elanud, on 60-70 aastast tekkinud stabiilses heaolu kasvus. Kõige võrra sotsialism Rootsis. No vaata vastu kõik, kuidagi praegu tundub mulle, et Rootsi majandus käitub nii ilusasti, et täitsa nagu, vaata Rootsis on kuidagi mulle tundub niisugune Põhjamaa, ütleme niisugune protestantlik kultuur, kus nad ikkagi teevad tööd. Aga ma arvan, et tegelikult see muus osas, et niisugune, ütleme, kujutame ette, oli siin, ütleme, kes oli see Prantsuse president enne Chirac'i, mitte raam, kehtestas, ütleme, 36-tunnise töönädal. Tere hommikust. Et sellised asju, jällegi, et vastu kehtestame reeglid, et inimene on ju, et 20-tunnise töönädal. Et uskumatu, et umbes, et nagu kuskil rikkus tuleb juurde, no loomulikult seda hakkas asendama. Jällegi, tehti ilus niisugune poliitika, nagu Euroopa on, mõttes välja, et aitame Aafrika vaeseid. Avati immigratsiooni lained. Kõik tuli tegelikult. Taheti odavat tööjõudu. Omad inimesed juba said aru, et kõik oli keegi harjunud. Aga nüüd nad istuvad vaatamisest. Hollandist, Frantsust rääkida. Saksamaa türklastega. Et tohutud on niisugused probleemid ja tegelikult ei mingit integreerumist, tegelikult integreerumine väga väikses osas. Pigem on oma getod, asulad, kultuuri, ütleme... Intelligents integreerub, teised integreerub. Vähe väikses ulatus, nii et ütleme selles mõttes niisugused, ütleme, Euroopa on ikkagi keeruliste asjade ees. Meid õnneks ei kannusta on ju teatud määral, meid ei suru praegu peale on ju see heaolu nauding läbi mitme põlvkonna on ju, piisav, ütleme, nagu rasva kogutud ja teiseks ei kannusta ka tegelikult see, ega need sotsiaalsed hüved ei ole veel nii kõvad on ju, nagu ta on, ütleme, 20-30 aastaga tekkinud. Et neid kahte asja ju ikkagi seda uut Euroopat väga ju veel ei suru. Et selles mõttes on meil võimalik teha siiski olla selles väga ettevaatlik.